Tere tulemast, kallid kaksikud, siin on teie hingedekuu esimese poole ülevaade. Selle kuu esimesel poolel, selleks, et jõuda oma nii-öelda eesmärkideni või unistusteni, ei olegi teil eriti palju tarvis füüsiliselt teha. Siin on ainult mõtlemise koht. Kui te kasutate oma seniseid teadmisi, seniseid kogemusi, olukordi, mida te olete kas näinud ja millest õppinud. Ja kõike seni kogetut ja õpitut ja kogutut. Ja teete sellise sisemise inventuuri, et kuidas, kui palju ja kas. Siis on teil väga suur tõenäosus selle kuu keskpaigaks enda jaoks üks väga oluline nii-öelda mäetipp vallutada ja jõuda kiiremini ja kõrgemale, kui te niisama tegutsedes või rabeledes teeksite. Nüüd ma ei taha öelda, et see on see ülemõtlemise koht, vaid see on see koht, kus te ise enda senist käitumist analüüsite ja mõtlete, mida ja kas on teil enam tarvis kasutada. On need aegunud või iganenud põhimõtted, on need inimesed või olukorrad, mida teil tegelikult enam tarvis ei ole, mis võib-olla raiskavad teie aega, teie energiat, võib-olla isegi raha, ja loobuda neist asjadest, mis raiskavad. Praegu oleks teie jaoks kõige parem fookus mina, ehk siis mida mina tahan tegelikult pikemas perspektiivis, kui palju ma tahan ja kas kõik see, mida ma tänaseni tahtnud olen, on mul enam tarvilik või ma võin osa pagasist maha jätta selleks, et ma saaksin kergemini edasi liikuda. Kindlasti tuleb teil uusi huvitavaid mõtteid ja ideid. Kui teil on võimalik, pange kirja. Looge omale mingisugune märkmik, vihik, mis iganes või telefoni märkmed, kuhu te panete kirja märksõnad, mis on teie jaoks olulised, kuhu te tahate jõuda, mida te soovite saavutada ja millest te soovite loobuda. Et sissepoole vaatamise koht ja vastused tulevad praegu mitte väljaspoolt, vaid sellest, kes te olete, kelleks te olete saanud tänaseks ja kes te olete olnud ja mis te kõigest sellest õppinud olete. Aitäh ja olge hoitud!